Kino 3. Ilusat neljapäeva, kallid TV3 televaatajad. Teie vaatate Võidustuudiot. Kätte on jõudnud mänguaeg, kuid enne kui mänguga pihta hakkame, tutvume ka reeglitega. Mina, Kadi, katsun teile neid selgitada, katsuge aru saada. Kõige paremini on kõigest alati lahti seletatud meie veebilehel, milleks on www.voidustuudio.ee ja nii loeb ka siin neid all ekraanil mängureegleid. Ja kõige tähtsamaks meeldetuletuseks, et pead olema vähemalt 18 aasta võrra noor või vana, pidama ka meeles, et tegu on tasulise numbriga. Iga registreeritud kõne siia poole maksab 2 eurot ja 50 senti. Ka siis, kui siin stuudioliinile valita ja keegi valitakse juhuslikult kõikide registreeritud kõnede seast. Kes esimesena ütleb õige vastuse, on loomulikult võitja. Telefoninumber on kõige olulisem 9001020. Kes on meie esimene helistaja, kes teab ülesande ära? Mina tean, ütlen teile ette ka. Meie otsime täna Eesti linna, mis algab seekord tugeva P-tähega. Tugeva P-tähega Eesti linn, mis tuleb, kallis televaataja, sinul esimesena meelde, siis võta palun ka telefon kätte ja vali välja 9001020. Ole meie esimene võitja. Auhinnafond, ma loodan, et see ilmub peatselt ekraanile. Vaatame, palju raha sinule võlun esimese vastusega. Linnad on siis need, mida me otsime. Me ei otsi ei külasid ega alevikke, vaid Eesti linnu. Kui on sul üks Eesti linn teada, mis algab P-tähega, neid on ilusaid, selle võrra tean mina. Ja kui ilus on auhinnafond? Oi, juuksed on küll koledasti, aga nii on, kui hommikuti kiire on. Peasid sinul selle võrra kiire pole, et oled jõudnud aku täis laadida, mänguvaimu sisse süstida ja vaadata ka, et vanust on vähemalt 18 aasta võrra. Seda sa tead kindlasti, kas on või ei ole. Meie mängime igatahes ainult täisealistega. Mis küll saab? Auhinnafond. Vaatame, kui palju raha mul on võimalus selle välja võluda. 10 eurot ühe vastuse puhul. Ja üks Eesti linn, siis mis algab tõepoolest tugeva P-tähega. Nii nagu ette näidatud, kes on meie esimene neljapäevane helistaja. Neljapäev. Päev enne reedet, selles mõttes hea päev. Muidu natuke igava võitu. Näeme kaputsi pähe, siis on paremad juuksed. 10 eurot sinule, kes ütleb mulle selle esimese linna. Kirjutan kõik vastused tahvlile, siis teie ei pea neid korduvalt kasutama, kui ainult esimene või tähendab, mis ma üles kirjutan, see saab premeeritud, kui ütled teise korra, siis loomulikult enam ei saa premeerida, siis tuleb uus linn, valmis mõelda ja samad moodi tegutseda, valida välja 9001020. Keegi valis välja, tere ilusat hommikut neljapäevast sellist meie esimene õnnelik helistaja. Kes olete teie? Tere hommikut, Kadi, olen Ülle. Tere, Ülle! Ja kuulda. Pakun Paide. Paide on Ülle, kuule teada. Loomulikult õige vastus ju. Palju õnne 10 euro puhul. Ülle on väga osav mängija. Tore, et mängisid ka täna. Kirjutame teie vastuse tahvlile. Selleks oli Paide. 10 eurot välja lennutada ja kallis televaataja, sinu kord on ette öelda mulle üks Eesti linn, mis algab tugeva P-tähega. Ära paku Paide, kuna Paide jõudis juba tahvlile. Seda on juba kasutatud. Ükstapuha, mis muu Eesti linn tugeva P-tähega. 10 eurot välja käia, ükstapuha, mis Eesti linna puhul, mis algab tugeva P-tähega, mis ei ole Paide. Kes teenib endale raha, kellel on mänguvaim sees. Endal tuleb 2 tükki meelde, oma lemmiklinn ja siis veel üks. Paide on jõudnud tahvlile, meil on kindla peale veel neid. Mõelge, kallid televaatajad, mõelge. Unistused lähevad kusjuures väga hästi täide ja ma loodan, et sinul täna võite ka korduvalt muideks võita sama saate jooksul, kui soovid nüüd võita 10 eurot, võid ka hiljem võita suuremaid summasid. Unistusi saad ka rohkem täide siis. Aga tahtsin öelda, et unistusi tõepoolest läheb täide. Ma olen soovinud siia mängu, et me otsiksime kunagi tugeva P-tähega Eesti linna. Ja produktsioon ei ole seda kuulnud küll minu käest, aga täna juhtus see päev, et keegi luges mu mõtteid. Nüüd on see tugeva P-tähega. Seda ma olen tahtnud. Aga seda linna, mida ma sinna tahvlile sooviksin, seda pole sinna veel jõudnud. Öelge teie, mis tahate, aga peaasi, et on tugeva P-tähega Eesti linn teada.
mis ei ole Paide. Kuna Paide on õige vastus, kuid on juba premeeritud, korduvalt võite ka helistada, siis on paremad võimalused liinile saada. Keegi valitakse juhuslikult kõikide registreeritud kõnede seast. Käed sügelevad, tahaksin markeri kasutusele võtta ja premeerida sind 10 euroga. Kui kirjutan sinu vastuse tahvlile, see tähendab seda, et oled endale ise välja teeninud 10 eurot. 9.00.10.20. Pane endale mällu. Hallo, ilusad neljapäevast hommikut. Kes on meil seekordne helistaja ja mis on pakkumine? Ma olen jälle Ülle. Tore jälle, Ülle. Ja pakun püssi. Vabandust, korraga palun vastus. Püssi pakutakse välja. Hurraa, palju õnne, 10 eurot teile. Püssi, kirjutame ülesse. Endal ei tulnud absoluutselt see meelde, aga näed, Ülle oskab mängida. Ja oskab ka keegi teine, kes on meie kolmas helistaja, kes võidab endale 10 eurot ühe linna puhul, mis algab tugeva B-tähega. Ära paku Paide ega püssi. Oi, kui huvitavalt, mitte heas mõttes olen kirjutanud selle püssi. Ma loodan, et saate aru. Püssi seal loeb. Püssi ma tähendasin. Ära Paidet ka siis paku. Üks ta puha, mis Eesti linn, mis algab tugeva B-tähega. Paku julgelt välja. Kui on vastus olemas, siis ainult kõne välja valides siia suunatesse numbrile 9.00.10.20 on võimalus sul olla meie tänane kolmas võitja. Teeni endale raha 10 euro võrra. Võid ka hiljem ports raha veel juurde ka teenida. Nüüd aga selline mäng tugeva B-tähega. Eesti linn, mida me otsime auhinnafondis, on 10 eurot ja sinul on see peatselt enda omaks välja teenitud. Üks Eesti linn tugeva B-tähega. Paide, püssi, need on juba premeeritud. Nüüd on kolmanda vastuse kord. Ootan kõnet. Tahaksin kriipseldada vastuse tahvlile ja premeerida. Kes on meie kolmas helistaja? Kes teab ühte Eesti linna, mis algab tugeva B-tähega, sobib ta sinna, aga ei ole ei püssi ega Paide. Endiselt endal on mõttes 2 Eesti linna, mis algavad tugeva B-tähega. Nõrga B-tähega vist ei hakka. Nüüd ma hakkasin mõtlema, kas ma ükspäev mängisin hoopiski tugeva B-tähega, aga vist ikka ei mänginud. Tead, vahest ei tea, mis on unenägu ja mis on tõsi. Hommikul vara küll mitte, kui on veel endal mul paia nägu peaski. Pole jõudnud üles tõusta, aga 10 eurot ergutab sind kindla peale. Kui on silmad lahti hurutud juba, siis vali aga välja. 9.00.10.20. Kellele meeldib rahasära? Kellele meeldib mängida? Meie mängime ainult täisealistega. Hallo, kes on meie õnnelik seekordne helistaja? Tere hommikut. Tere jälle. Olen jälle Ülle. Tore. Ja mis te seekord pakute? Pakun Põltsamaa. Põltsamaa on õige vastus. Palju õnne. Põltsamaaga teenis te järjekordselt 10 eurot ja nii ma olen öelnudki. Võite korduvalt helistada, võite korduvalt pakkuda, võite ka korduvalt võita ja me tõestasime seda just hetk tagasi. See oli siis Põltsamaa. Põltsamaa, õige vastus ka see. Põltsamaa. Niimoodi. Üks vastus on veel vähemalt olemas. Tegelikult tuleb mul meelde 2 tükki lausa, aga mis tuleb sinule mõttesse esimesena? Üks Eesti linn tugeva B-tähega. Anna mulle palun teada numbrile 9.00.10.20. Teeni endale 10 eurot. Patsuta. Ülle vähemalt patsuta ennast õla peale ka. Tubli oled olnud, väga tublisti mänginud. Ja kõikidele teadmiseks, et B-tähega, tugeva B-tähega Eesti linna otsime meie. Paide, püssi ja Põltsamaa on juba kasutusele võetud ja premeeritud ka ja nendega enam raha ei teeni. Küll aga ühe uue vastusega Eesti linn, mis algab tugeva B-tähega. Kindla peal on üks vähemalt teada ja keegi teab. Hallo, ilusat hommikut. Kes olete teie seal ja mis on õige vastus? Ütlen Pärnu ja olen Lääne-Virumaalt. Lääne-Virumaalane pakub Pärnu välja. Mulle meeldib, kuna Pärnu on õige vastus ja Pärnu on Eesti kõige ilusam linn ka veel takka otsa. Mulle meeldib. Aitäh vastuse eest, Pärnu. Yes. Lõpuks ometi jõudis ta tahvlile. Seda olen ma tahtnud kirjutada, soovinud ja nii sai ka tehtud.
palju õnne 10 euro puhul. Nüüd aga mahub sinna veel mingi Eesti linn tugeva B-tähega algava. Ütle mulle julgelt ette. Kui ei ole varasemalt kunagi mänginud, siis täna olgu see sinu päev. Kas täna on siis 8? Täna on 8, tuli meelde, tõepoolest on ilus number 8. 8. mai on kätte jõudnud ja kui on õnne number 8 või neljapäev sinu õnnepäev, siis lase aga käia, küta telefon akut täis ja siis meie numbrid ka veel tagantjärgi kas või mitu korda 9 00 10 20. Ütle mulle üks Eesti linn, mis algab tugeva B-tähega. Ja keegi on ütlemas hallo, ilusat hommikut teile, kes seal on liin ja mis on tugeva B-ga linn? Paldiski paneks. Paldiski, vot see tuli ka hästi sul meelde. Minul ei tulnud, aga tublisti mängisid 10 eurot. Palju õnne. Paldiski. Paldiski. Veel on neid, vähemalt üks tuleb endale meelde. Teate, mis kallid tulevad? Vaadake, me topime ühe nulli siia. Kas patsutame ühe nulli juurde? 0 eurot juurde, aga tegelikult lõppsummaks tuligi siis 100 eurot. 10 eurot muutus 100 euroseks auhinnafondiks. Nüüd on 1-0 rohkem järgmisele helistajale, kallis televaataja. Nüüd sina teenid endale 100 eurot järgmise kõnega, kui oled esimene, kes pakub mulle selle järgmise vastuse. Tähendab järgmine, kes pakub õige vastuse. Tugeva B-tähega algav Eesti linn, mis ei ole Paide ega Püssi ega Põltsamaa ega Pärnu ega Paldiski ka mitte. 100 eurot aga sinule, kes mõtleb välja veel ühe Eesti linna, mis sobib tahvlile, mida saaksin sinna kriipseldada. Number on teada tuntud 9 00 10 20. Kõik täisealised mänguvaimus olevad teadlased, olge aga liinil. Ütle mulle oma vastuse ja ma premeerin sind 100 euroga, kes ütleb õige vastuse järgmisena. Kevad jõuab, kevad on kätte jõudnud, vaikselt hakkab suvi ka jõudma meil kätte ja rahaga on kinda peale nii üht kui teist tarvis teha. Mida teeksid sina sellega, aga kõigepealt mõtle vastus valmis ja võid siis seal linnas käia, mida pakud mulle järgmisena. Võid tegelikult 100 euroga saab läbida kõik need linnadki. Eestimaa on ju endiselt tibatillukene. Maakaarti mõistes vähemalt. Mina ei püsi koha peale, sooviksin kirjutada, aga kõnet on tarvis. Kes aitab edast välja mind? Kes ütleb mulle selle vastuse, et tugeva B-tähega algava Eesti linna, mis ei ole Paide ega Püssi ega Põltsamaa, Pärnu, Paldiski ka mitte. 100 eurot auhinnafondis. Kellegi enda välja teenitud raha neljapäevase päeva puhul. 8. mai, olgu see sinu õnnepäev. Ma jäin ikkagi mõtlema, kas meil oli ükskord selline mäng, mis algas tugeva B-tähega. Linnad otsisime. Ei oska öelda, igatahes täna otsime vähemalt, see on kindel ja on ka kindel, et Paide, Püssi, Põltsamaa, Pärnu ja Paldiski on jõudnud tahvlile juba premeeritud vastused, kuid kallis televaate auhinnafond kerkis järjekordselt ju 100 euroni välja. Nüüd võtta aga telefon kätte ja teeni see endale. Auhinnafond on 100 eurot ja ühe kõnega keegi teenib ühe ainsa vastusega, ühe Eesti linnaga, mis algab tugeva B-tähega, kuid vastus, mis veel ei ole jõudnud tahvlile. Olgu see siis uus vastus. Vaata tahvlit, seal on Paide, Püssi, Põltsamaa, Pärnu ja Paldiski. 100 eurot on nii kaua auhinnafondis, kui keegi ütleb mulle järgmise vastuse ette, kes on küll Eesti kaarti teadlane, geograafiatundides käidud, hommikul midagi me ei mäleta. Teist ma ei tea, mina ütlesin enda puhul seda. Teie ajud ragisevad seal. Ma loodan nii. Ja esmakordsed mängijad, tutvuge kinda peale ka mängureeglitega, all ekraanil jookseb neid ka alati terve saatejagu ja kõigest nii mängureeglitest kui ka võitude väljajagamisest, kõigest muust ka meie veebilehel kenasti lahti seletatud ja selleks on www.voidustuudio.ee. Kontrolli üle ja kontrolli üle, kui sul on vanust 18 aasta võrraga oma vastus, et see on Eesti linn. Kui on nii, siis premeerin sind 100 euroga järgmisele helistajale. Kes ütleb õige vastuse? 1, 2, 3, 4, 5 vastust on ja 6. vastus on tarvis saada 130
130 eurot siia auhinnafondi niimoodi. Kas mahub rahakoti vahele? Kas on vastus olemas? Pead raatsima ka raha välja käia, 2 eurot 50 senti maksab iga registreeritud kõne siia poole. Kui on soov raha võita, pead ka raha välja käima, aga otsused teete ise. Kas ja üleüldse, kui otsustate helistada, siis kas helistate ühe korra või enim kordi võimaldab paremad võimalused liinile saada, kuid ainult ühest kõnest võib täiesti hästi piisata, et teenida endale raha. Õnne juhust, head päeva on tarvis. Midagi hamba alla ka. 130 euroga saab päris palju süüa. Tänapäeva hindadega tegelikult eriti palju ikka ei saa ka. €130 on auhinnafondis. Mõtle sellele, et ühe linnaga teenid endale 130 eurot. Peaasi, et algab tugeva P-tähega. Tegelikult hoopiski 150 eurot sinna raha juurde veelgi. Kas pakub huvi? Mulle pakuks küll huvi, kui keegi ütleks selle Eesti linna, mis algab tugeva P-tähega, mis ei ole Paide, Püssi, Põltsamaa, Pärnu ega Paldiski, kuid mingi muu. Üks Eesti linn on veel vähemalt puudu tahvlilt. Mina unustasin ise ära, mul oli enne mõttes küll. Ehk sinul tuleb meelde, kui tuleb meelde, siis anna ka mulle teada. Numbrile 9001020. Mul oli alguses 3 tükki. Nendest 2 on tahvlil. Ei tea. Ehk tuleb hiljem meelde, aga mina sellega raha võita nagu nii saa, sina kallis televaataja, sina ka võid, sinul on hea võimalus teenida ühe kõnega 150 eurot. 2 eurot ja 50 senti maksab iga registreeritud kõne siia poole ja keegi valitakse juhuslikult kõikide registreeritud kõnede seast. Mul on üks juhe jälle lahti. Juhtmed lahti peas mul alati. Igapäevane probleem. Tööl või mitte. Aga peaasi, et sul on seal telefonijuhtmed kuidagi kenasti, et saad välja valida 9001020. Kuhu võib kaotada üks inimene oma juhtmed? Minul õnnestub, kõik on võimalus ära sassi ajada. Aga peaasi, et on õige vastus, kellelgi peatselt teada. Pean leidma juhtme ülesse, kuna on vaja ju teie kõnesid ka vastu võtta. Nii, olemas. Kes otsib, see leiab. Või noh, tegelikult selle aega jõudsin teise juba ära kaotada. Vähemalt on nüüd olemas ja kuulen su kõnet ka, kui helistad ja ütled mulle ühe Eesti linna, mis algab tugeva P-tähega ja tasub seda teha, kuna meie kergitame auhinnafondi veel kord 180 eurot. Võlume siia raha juurde. 180 eurot rahas ära, vastu tasuks üks Eesti linn tugeva P-tähega. Teeme vahetuskaupa, ütle mulle, mis on see Eesti linn, mis algab tugeva P-tähega, kuid ei ole veel jõudnud sinna tahvlile. Veel ei ole, kuid siia võiks ta kirjutada. Mis on sinu vastus? Ja kes oled sina, kust oled pärit? Neid ei pea meie saadete puhul Võidustuudios mitte kunagi ütlema, kuigi küsin hea meelega, ka teaksin, kellega räägin, kuid ei pea ütlema. Võite täiesti ütlemata olla ja võite ka ükstapuha öelda, mida soovite. Aga vastused, need peavad õiged olema ja need peavad jõudma ka otse-eetrisse. Ainult otse-eetris saan premeeringud välja käia ja nüüdseks sinna on laekunud 180 eurot. 18 aastat on vanus tarvis ja 180 eurot on auhinnafondis ja telefoninumber 9001020. Vali välja kas või korduvalt, siis on paremad võimalused liinile saada, kuna keegi valitakse juhuslikult kõikide registreeritud kõnede seast.
võite ka korduvalt helistada, võite ka korduvalt pakkuda, võite ka korduvalt võita sama saate jooksul. Kui oled võitnud täna juba väiksema premeeringu, nüüd 180 eurot on ka sinu päralt, kallis televaataja. TV3 võidustuudio, mina Kadi, me väga soovime raha välja jagada. Peaasi, et on õige vastus. Ainult õigete vastuste puhul saame seda teha ehk premeeringud sinule välja käia. Vett tasub alati juua, helistada tasub ka. Kui endal meelde ei tule, mis on see Eesti linn, mis algab tugeva B-tähega, siis suundama kõne kellegile tuttavale ja küsi üle. Vahest meil ju hommikuti ei tule asjad meelde. Noh, minul alati nagu nii, aga hommikuti ei tule tavast kellegi midagi meelde. Aga nüüd tuli meelde, et mulle öeldi hetk tagasi, et 200 eurot saab laekuma auhinnafondi. Palun, kallis televaataja, sinul on seal pirakas summa ootamas auhinnafondis. Ütle mulle üks vastus. Tugeva B-tähega Eesti linn, mis ei ole Paide ega Püssi ega Põltsamaa, Pärnu ega Paldiski ka mitte. €200 on auhinnafondis ja Eesti linna otsime tugeva B-tähega. Paide, Püssi, Põltsamaa, Pärnu, Paldiski. (0 10 20 ootan, kes on meie 1, 2, 3, 4, 5, 6 helistaja, kes teab õiget vastust 6. Eesti linna, mis algab tugeva B-tähega. 200 eurot on tõepoolest juba auhinnafondi laekunud ja sina võid selle ühe kõnega endale teenida. Kui tead vastust, soovitan helistada. Ootan sind liinile võidustuudiosse numbrile 9 00 10 20. Neljapäev. Neljapäev on mitte midagi ütlev. Välja arvatud seda, et kõik me ootame reedet juba neljapäevasel päeval. Ma loodan, et kellelgi on neljapäev oma lemmikpäev ka ikka. Muidu oleks ta nii üksildane nagu ka teisipäev. Kellegile ei meeldi ka teisipäevad ega ka neljapäevad väga mitte. Kellegile meeldib ja kellegile meeldib ka teada vastust ja võita rahas ära 200 euro võrra. 9 00 10 20. Pane see endale mällu, vali välja kas või korduvalt. Peaasi, et helistad vähemalt ühe korra ja loodetavasti ka võidad. Oma rahakoti järgi vaata, kas on võimalus helistada või mitte. Ma loodan, et vähemalt ühe korra. Täna vähemalt proovid ära, kas on sinu päev ja kas võidad 200 eurot endale. Ülesanne on lihtne. Vastused on jõudnud juba. Oleme saanud neid premeerida Paide puhul, Püssi, nii ka Põltsamaa kui ka Pärnu ja Paldiski puhul. Üks vastus on väärt 200 eurot, üks vastus, olgu see palun sinu ette öeldud, siis on see sinu enda välja teenitud raha. Paide, Püssi, Põltsamaa, Pärnu, Paldiski, ära neid ütle, aga võid võita ühe järgmise Eesti linnaga tugeva B-tähega 230 eurot, kuna meie laadisime sinna veelgi rohkem raha juurde teie päralt, kuna teie mängite väga hästi ka täna. Täna on hea mäng, tugeva B-tähega Eesti linna otsime. Miks mu kaavad juhtmed kogu aeg? Liini pidi oleks tarvis ka ühendus saada sul siia. Ma loodan, et sa oled sina, kellel on tarvis 230 eurot ja vastus on teada. Vanustan ka loomulikult vähemalt 18 aasta võrra elukogemust. Üks vastus. Mis on see Eesti linn, mis algab tugeva B-tähega? Ei ole ta Paide ega Püssi, Põltsamaa, Pärnu ega ka Paldiski mitte. Kes teenib raha? Ma olen Püssi natuke halvasti kirjutanud, ma loodan, et te saate aru, aga vähemalt teame, et see on kasutusele juba võetud, premeeritud ka. Üheksa 00 10 20.
ikka on põnev. Elu on ka põnev ja elu veel põnevam kellelgi, kes teenib endale 230 eurot. Esiteks premeeri ennast ja siis veel tee elu põnevamaks ka selle rahaga. Tänase raha kohale ei jõua, kuid tuleb nagu palk tagant järgi ka nendest võitude väljajagamisest, mängureeglitest, kõigest on meie veebilehel lahti seletatud www.voidustuudio.ee. Käi kontrolli üle. Ja kui oled esmakordne mängija või tulid kanalile alles nüüd, siis vaatad Võidustuudiot ja meie otsime täna Eesti linna, milles on ükstapuha mis tähti, aga peaasi, et ta algab tugeva B-tähega ja vastused on jõudnud selle võrra tahvlile, mis seal loeb. Ära neid kasuta, need on juba premeeritud vastused. Need on Pärnu ka, Püssi ka, Paide ka, Põltsamaa ka ja Paldiski ka. Aga üks on vähemalt puudu tugeva B-tähega ja kui sul on teada see vastus, siis ära enda teada hoia, vaid anna meile ka teada ja selle vastusega võid võita. Kui oled esimesena ehk järgmisena liinil, siis on 230 eurot sinu oma. Kes saab liinile järgmisena? Keegi valitakse juhuslikult kõikide registreeritud kõnede seast. Kes on mu järgmine helistaja, kes teenib endale raha 9001020 numbrilt. Ootan sind siia, vähemalt mina. Kes aga otsustab helistada, teadku ka, et veelgi rohkem raha saab rahakoti vahel sulle 250 eurot. Nüüd meeldib rohkem, nüüd on paremat. Mänguvaimu arvatavasti olemas, motivatsiooni vähemalt, 250 euro võrra unistusi. Minu üks selle hetkene unistus oleks saada siia üks vastus tugeva B-tähega ja premeerida sind 250 euroga. 2 eurot 50 senti kõne siia poole, kuid komavaba 250 eurot on auhinnafondis. 3-kohaline number, salgu see sinu omaks. Kui sa tead vastust, see kõik võib toimuda. See kõik on ühe kõne kaugusel. See kõik on vaid ühe kõne kaugusel. Mis on see linn, mis sobiks siia? Üks vastus, üks helistaja, üks kõne. Ja see kõik saab toimuma peatselt, keegi teenib 250 eurot. Vähemalt jõudis Pärnu tahvlile, selle üle ma olen õnnelik. 250 eurot on aga endiselt auhinnafondis, selles mõttes olen natuke õnnetu, kuna sooviksin seda sinu poole teele saata, aga mul on vastutasuks tarvis ühte Eesti linna, mis algab tugeva B-tähega, kuid veel ei ole jõudnud ta tahvlile. Oleks tarvis sul ette öelda, minul see üles kirjutada ja sel puhul ka sind premeerida 250 euroga. Kes teab vastust? Ära lase rahal kaotsi, auhinnafond ootab sind, mina sind siia Võidustuudiosse numbrile 9001020. Ütle ette üks vastus. Üks Eesti linn. Homme on reede, homme mängime ka. Homme on rõõsa-roosa reede järjekordselt kätte jõudmas, kuid neljapäev on esmalt tarvis läbida ja ka see mäng, see on hea mäng. Oleme premeeringuid välja saatnud, see on väga tore, aga nüüd on veelgi kenam auhinnafond, sinna on juba ju laekunud tõepoolest suursugune 250 eurot. Üks lihtne vastus. Meie kõik teame seda linna Eestis, mis on puudu tahvlilt. Ega ma ei teagi, kui mitu linna sealt on veel puudu, ka vähemalt üks. Püksid kukuvad alla. Õnneks saab varsti sööma minna, söögi kätte jõudma meil kõigile. Nosisina rosinat sealt või pane midagi hamba alla, siis hakkab peas toimuma ja tuleb meelde see Eesti linn, mis see on küll, mida meie täna otsime tugeva B-tähega. Veelgi rohkem raha saame juurde, kuna 230 eurot. Kas meeldib? Mulle küll meeldib. Ma tean, et teile meeldib, see saab ka minu õnnelikuks. Ka minu mee saab õnnelikuks, kui saan sind premeerida. Õnnelikud inimesed meeldivad. Kõik inimesed meeldivad.
Ei tegelikult valetan, kõik inimesed ei meeldi. Aga enam-vähem kõik. 280 €, aga see meeldib kindlasti kõigile. Üheksa 001020 ootan sind siia võidustuudio liinile. Meie stuudio võiduliinile numbrile 9 001020. Võid ka korduvalt välja valida, võid ka korduvalt pakkuda vastuseid ja võid ka korduvalt võita meie saate jooksul ja Ülle sai küll täna korduvalt premeeritud. Tubli Ülle, tubli ka kõik ülejäänud televaatajad ja vähemalt üks tubli on meil premeerimata. Vähemalt üks vastus on veel puudu. Annad mulle palun teada, mis on see järgmine Eesti linn, mis on seal nõutav, soovitatav välja otsida tugeva B-tähega. Eesti nunnulinnake. Kui ma ütlesin Eesti nunnulinnake, kohe pilk püüdis Pärnut kinni, aga üks on sealt veel puudu. Pärnu on küll nunnu. 280 € saab midagi nunnut sellega rahaga pihta hakata endale või kallimale, kellel iganes midagi osta. Kui raha üle jääb, siis loomade varjupaigad on eriti head kohad alati raha edasi annetada, kui endal pole nii palju just tarvis. Alati saab ka vähema rahaga hakkama elus. On ju kirbukad on välja mõeldud ja süüa võib ise kasvatadagi ja loomade varjupaigast. Minul on üks, mitte see kass ei ole loomade varjupaigast, vaid mul on kass taskus. Varjupaigast ta ei ole, aga mitte selles mõttes, et ei naernud. Varjupaigast kassid ongi kõige paremad just. Nemad oskavad hinnata elu. Õnne. Ja ma usun selles, et kassid toovad õnne majja. Ära selles mõttes kassi võtta selle pärast, aga kui kassid meeldivad, siis tasub ikka kassi endale võtta. Ükstapuha mis loom, mitte päris ükstapuha, mis ära elevant endale ka koju tassi, aga 300 € saad loomale süüa kosta või endale ükstapuha mida. Eluvaimu sisse osta millegagi. Hommikuti rääkimised veelgi keerulisemad alati, aga 300 € ja seda oskan välja lennutada iga kell. Anna mulle aga põhjust, anna mulle palun üks vastutasuks, üks ainukene Eesti linn vastuseks, mis algab tugeva B-tähega ja ei ole ta siis Paide ega Püssi, Põltsamaa, Pärnu ega Paldiski ka mitte. Üks Eesti linn on veel vähemalt puudu, tugeva B-tähega peab ta algama. Midagi muud keerulist ei olegi. Ainult seda pead teadma, et tugeva B-tähega peab see algama ja et ei ole see tahvlile veel jõudnud. Tahvlile on juba premeeritud vastused ja loomulikult sama vastuse puhul uuesti ju premeeringut välja ma käia ei saa, aga auhinnafondi on laekunud juba 300 € ja uue vastuse puhul järgmisele helistajale käin välja 300 €, kes valitakse juhuslikult kõikide registreeritud kõnede seast. 6 kõnet on juba tehtud, 6 premeeringut välja käidud, nii et ole kallis televaataja, sina meie tänane 7. võitja. 1, 2, 3, 4. Ma arvestasin valesti. Hoopiski 6. No mis siin ikka? 1, 2, 3, 4, 5, 6 võitja. Ole siis meie 6 võitja. Hommikuti ma räägin siin, ei tule asjad meelde ja kas kellegi tuleb linn meelde, mis algab tugeva B-tähega? Minul ei tule sõnadki meelde rääkimata Eesti linnadest. Ennem oli mõttes meeles midagi, aga me mäletame, mis see oli. Lonksvett ehk teeb targemaks. Millise linna võiksin kirjutada sinu ette öeldud vastuse tahvlile järgmisena? Kui oled kallis televaataja, sina see meie järgmine helistaja, kes ütleb mulle selle Eesti linna, mis algab tugeva B-tähega ja mis veel ei ole tahvlile jõudnud, siis on mul hea põhjus just sind premeerida 330 €-ga. Kuna see on üks ilusamaid numbreid maailmas, 330 €. Niimoodi. Võta endale, teeni välja, oled väärt 330 € vähemalt, veelgi rohkem. Me kõik oleme inimesed väärt midagi head. Teeme siis midagi head ka enda puhul ja ka teiste puhul, eks ole? Siis on hõlpsam kõigil maailmas olla. Oleme head enda vastu kui ka teiste vastu. 330 teenis endale ja võid midagi teistele välja ka teha, kui tahad.
kui jääb raha üle. Alati tuleb vaadata, et kõigepealt on ikka olemas kõik vajalik, eriti kui on lapsed peres, siis loomulikult veel enamgi või lemmikloomad. Aga Paldiskiga me enam raha ei teeni ka Pärnuga, ega Põltsamaaga, ega Püssiga, ega Paidega, aga üks vastus on vähemalt olemas. Eesti kaartil on üks Eesti linn vähemalt olemas, mis algab tugeva P-tähega ja sinu töö, kallis televaataja, on see mulle ette öelda, ega ei tulegi meelde kusjuures. Ja kui ütled mulle ette ja saan selle sinu ette öeldud vastuse kirjutada tahvlile, siis tõepoolest saan sind premeerida. Seda ma teeksin südamest suurima hea meelega rõõmuga 330 eurot saadaksin sinu poole lendu rahas ära. Sina aga pead vastutasuks siis tegema ühe kõne siia poole, kui soovid võita. Kui soovid võita, siis soovitan helistada 900 10 20. Keegi võidab ühe kõnega 330 eurot. Väga ilus number kusjuures. Nii ta on. Arvatavasti on ka see linn tugeva P-tähega väga ilus. Eesti linnad on kõik ilusad. Mis küll on see vastus, mida meie täna veel otsime? Üks Eesti linn. Sokid sirgu. Ai, kui ilusad kassisokid mul järjekordselt on. Nii, kallid televaatajad. Produktsioonilt ma tean, et me kõik soovime mingit väikest vihjet, kas küsime. Teeme ära, küsime. Produktsioon, kas te kuulete meid, kas te aitaksite meid hädast välja? Natuke vihjet, nad kuulsid juba lause alguses. Esimene täht on tugev B, seda me ju teadsime juba. Teine täht on Õ-täht. 3., 4., 5, otsin need ka. Esimene täht on tugev B, Õ on teine, 3 tähte tarvis veel leida ja 350 auhinnafondi. PÖ, mis on need 3 ülejäänud tähte, vaata Eesti kaarti. Kui meelde ei tule. PÖ ja veel 3 tähte sinna, siis ongi üles leitud üks Eesti linn, see ainukene, mis on veel puudu tahvlilt. Tegelikult ma ei ole kindel, kus on ainukene. Igatahes vastus on siin PÖ. Aga mis on 3. täht? Mis on 4. täht? Ja mis on 5. täht? Ainult 3 tähte. Ütle mulle need ette. Pigem ikka loe terve vastus ette. Liinile 9 00 10 20. 350 eurot saab sinule, kes esimesena ütleb ette, mis on see linn, mis sobib siia ekraanile nüüd. Siia peab ta jõudma. Enam pole tahvlit tarvis jälgida, võite ära unustada, kergem keskenduda. Vaadake nüüd siia, siis siin on nüüd lahendus poolenisti olemas. 3 tähte on tarvis veel abitsast välja tirida. Sikuta välja, topi siia. Loe mulle ette. Mis on see Eesti linn, mis on veel tahvlilt meil puudu? Ärme jäta seda linna üksinda hätta. Aitame hädast välja. Kes teab seda linna nime? Kellel on see teada, palun teata ka meile. Numbrile 9 00 10 20. Pidage meeles, et tegu on tasulise numbriga, kuid võite ka korduvalt helistada, siis on paremad võimalused liinile saada 9 00 10 20. Ainult täisealistele. Lapsed võivad kaasa mängida, loomulikult otsused ja kõned teevad ainult täiskasvanud. See on iseenesest mõistetav. Aga see, et auhinnafondis on juba 350 eurot, see ei ole mänguraha, ei ole see ka iseenesest mõistetav asi, vaid sinu välja teenitud raha kohe peatselt. Oho. Kõik asjad kukuvad minu käest. Kui on klaas käes, siis iga 5. kord mul on selline tunne, et see lendab maha. Vanaema ikka ütles, et suu on nagu sõelapõhi sul minul. Aga peaasi, et rahakott peab sul vastu, kuna 380 eurot saab rahakoti vahele sul võlutud. Saad hea rahakoti vahele või saad rahakoti veel parema endale osta ka ja soetada veel midagi muud ka. Ja kirbukalt, kallid televaatajad, saate alati kõige paremat, kõige rohkem. See
selle võrra ma elust tean küll. B ja Ö on esimesed tähed on sellel vastusel, mida meie täna otsime siin Võidustuudios. TV3 Võidustuudio. Meil enam pikalt mänguaega siin ei ole. TV6 loomulikult järjekordselt 2-3, kuid see ülesanne nõuab vastust. Ühte vastust. Üks kõne on teeninud peatselt endale 380 €. Ühe kõnega saab see tehtud. Rohkem kõnesid suunates siia poole loomulikult paremad võimalused liinile saada, kuid vaata ise oma rahakoti järgi, kuidas suudad ja soovid mängida. Üks kõne, sellest võib piisata, kuid paremad võimalused on rohkem kõnesid. Helistades numbrile 9001020. Igal juhul saab see toimuma, keegi saab premeeritud. Õige vastus on ju poolenisti peaaegu täieslikult juba ekraanil olemas. 3 tähte on ainult tarvis aabitsast välja tirida. Too välja, reeda meile ka ette, ütle, mis on see vastus. Teeni endale ports raha. Ports raha, 350 €. Potsataks sinu juurde kohe peatselt. Vastutasuks on aga ühte vastust, ühte Eesti linna tarvis, mis veel tahvlil ei ole. Ekraanil on aga poolenisti olemas, vähemalt on esimene täht tugev B ja teine täht on Õ. Õ täht on teine. 3., 4. ja 5. tähte ma küll kahjuks ei tea. Vähemalt ei tohi ette öelda. Katsun vahest ära unustada, kuna ma kardan, et ma reedan vastused ette ja tavaliselt ma ei tahagi teada vastuseid. Igaks 10 juhuks, aga sina, kallis televaataja, pead küll teadma vastust, kuna ainult õigete vastustega premeerime meie teid Võidustuudios. 9001020. Keegi teenib endale piiraka summa ühe ainsa kõnega. Sinul on head võimalused. Ja kallid televaatajad, me teeme teile viimase pakkumise. 400 € sai võlutud auhinnafondi. See on kõik sinu raha, kui ütled mulle ühe ainsa Eesti linna, mis sobib siia. Vastutasuks. Ja kui oled esimene inimene, kes liinipidi ühendus saab koos selle vastusega, siis tõepoolest 400 € saab sinu omaks ja võid ka korduvalt võita sama saate jooksul. Kui oled võitnud varasemalt täna meie saate puhul juba raha, siis on ka see sinu oma, kui ütled õige vastuse esimesena. Ja liinile valitakse siis keegi juhuslikult kõikide registreeritud kõnede seast. Mina loodan, et sa oled sina, kellel on seda vilkuvat summat seal tarvis ja sinna on laekunud 400 € ja see on meie viimane pakkumine. Saateaega ka paikselt ka läbi saama meil juba. Tugev B on see täht, millega algab meie linn ja teine täht on Õ. Kokku on tähti 5. Paide, Püssi, Põltsamaa, Pärnu ja Paldiski, need ei ju ükski ei sobi siia, pole üldse mõtet tahvlitena vaadata, ainult siia ekraani. 3 tähti on meil tarvis saada siia, kui kuidagi kuskilt välja tirida, et võita endale 400 €. Auhinnafondis vilkuv summa. Kellele saadan rahas ära, pakin päikest kaasa, rõõmsat meelt. Ja kui kellelgi juhtub olema näiteks sünnipäev, ma loodan, et te ütlete, kuna üleeile oli see üks mu unistuste päev, kui ma olen lootnud ja soovinud, et keegi teeb endale sünnipäeva kingi ja võidab selle summa. Ma usun, et sünnipäevalastel on paremat õnne sellel päeval, kui nad on sündinud. Ja sellel puhul võib-olla see oligi üleeilsel võitjal, kes teenis endale 800 € sünnipäevaks. Nii et kui sinul on kallis televaata täna sünnipäev, siis sina võid endale teenida 400 €. Tee endale palve ja teeni see välja. Ütle mulle vastutasuks üks Eesti linn ja saan ka mina sulle palju õnne soovida. Saateaega enam pikalt alles ei ole, mänguaega ka läbi saama. 9001020 jõuad veel välja valida, ka korduvalt. Tähtis number, kui sinule ka see meelde ei jää, siis tasub kindla peale mällu panna. Minul on vähemalt ajukapasiteet juba see ühe makaroni võrra, mis siin on juba kasutusele võetud. Minule ei jää asjad meelde absoluutselt mitte, aga kui sinule ka mitte, siis pane mällu. Õnneks tänapäeval on asjad hõlpsaks tehtud, võib igale poole mällu panna asju, võib ka paberile õnneks kirjutada, kui just mäletad tagantjärgi, kuhu oled ära peitnud need paberid. Ja ei, mälu ei ole just naeruasi tegelikult ka mitte. 400 € mälu sellega kahjuks osta ei saa.
kahjuks mälu ei saa sellega osta, aga elu mõnes mõttes küll. Ma hakkasin mõtlema, kui ainult saakski 400 euroga osta mälu, mul ei oleks üldse raha enam. Üks Eesti linn on puudu, milles on esimene täht tugev B ja teine on Õ-täht. Minul on jälle järjekordselt juhtmed lahti, las nad olla. 400 eurot igatahes vilgub seal. Kui jõudsid juba ära unustada, miks ta vilgub seal, siis meelde tuletuseks, et see on loomulikult õige vastuse puhul, ma kujutasin ette kõike muud. Mul on nutt ei lõika üldse, aga ettekujutus on liiga suur. 400 eurot on, aga kui liiga suur summa sinu jaoks, siis teeni see välja ja ka laiali osa. Täiesti võimalik. Peaasi, et on õige vastus tugeva B-tähega algav, Õ-täht teine ja kokku on tähti 5 tükki. 5-täheline Eesti linn, ainukene, arvatavasti ainukene. Ma ei ole kindel, mis on siis tahvlilt teil puudu. Tahvlit pole vaadata tarvis enam, küll aga auhinnafondi motivatsiooniks sealt natukene piiluda vahepeal. Kas on 400 eurot veel alles seal? On küll. Võta teini enda omaks. Võta ka telefon kätte, lae natukene akut sisse ja toksi sisse 9 00 10 20. Ole meie 1, 2, 3, 4, endiselt 6 helistaja, kuidas ei jää meelde. Jah, 6 tõepoolest. 6 võitja. 400 eurot. 1 õige vastus. Mis sobib siia? Võta kaarti abi kas või appi. Peaasi tegutsed kärmelt, kuna kallid televaatajad seierid tiksuvad kellas järjekordselt selle võrra kärmelt, et meil hakkab saataeg läbi saama ja kell püüab juba päeva kinni. Päeval mängime järjekordselt TV6 2-3. Näeme ka seal, kuid esmalt tuleb läbida see mäng. 1 Eesti linn on veel puudu. Mis sobib siia? B-Õ. Mis on need 3 ülejäänud tähte? Õnneks vett on tasuta Eestis saada. Igas maas ei ole. Igal maal ei ole. 400 eurot on aga seal. Õnneks vee peale ei seda ära pea raiskama, aga välismaal peab ikka vett tavaliselt ostma. Enamus maades. Siis läheb ikka päris ports summa ka sinna alla. Mõttetut raha nii-öelda. Ei vesi mitte mõttetu ei ole, seda me ei tahtnud öelda. Juhtmed oleks ka olulised. Ma enda üle siin lihtsalt nohisen. Te olete väga head mängu mänginud ja selle puhul ongi auhinnafond ka täna kerkinud kenasti. Produktsioon otsustas sinna laadida 400 eurot. Lihtsa vastuse puhul käime välja. Nii, leidsin ka selle üles, kuna nüüd ma tean, peatselt tulemas võidukõne. Nüüd ma kuulen ka teid ja 400 eurot. Rahasahinat kuuled peatselt, ma loodan niimoodi. Kui sul on õige vastus olemas ja esimesena jõuad siia liinipidi võidustuudiosse, pakud õige vastuse, teeni palun endale 400 eurot. Numbrilt 9 00 10 20. €400 saab palju süüa. Sööma peab, söömine on hea. Hommikusöögiaeg hakkab kätte jõudma, teistel lõunasöögiaeg, kuidas kellegil, kuid mänguaeg hakkab tõepoolest vaikselt läbi saama. Selleks meeldetuletuseks viimane võimalus on ekraanile jõudnud ja see vilgub sealt punasena. Tuletan meelde, et asjaga on kiire. Mänguaeg hakkab vaikselt läbi saama. Juba ette tänades, aitäh hea mängu eest, väga tore oli. Apsakaid meil siis ei tulnud ühtegi ja nüüd on viimane vastus veel puudu, nii et palun ole hoolas, et see on õige vastus, et see on Eesti linn. Ära paku mulle palun küla. Vaata, et see on Eesti linn ja ma tõesti südamest loodan, et võidab see, kellel on seda raha kõige rohkem tarvis. Aga pidage ka meeles, et tegu on tasulise numbriga 2 eurot ja 50 senti maksab iga registreeritud kõne siia poole.
ja keegi valitakse juhuslikult kõikide registreeritud kõnede seast. 400 € jahile, see kõik on vaid ühe kõne kaugusel. Sinu 400 €, mis seal vilgub, sooviks lendu tõusta, koos päiksega sinu poole lennata. Kui mahub rahas ära 400 € võrra sinu rahakoti vahele, siis teeni see palun endale numbrilt 9001020. PÖ on esimesed tähed ja 3 tähte on veel puudu. Põltsamaa ju sinna ka ei sobiks, kuna Põltsamaas on tunduvalt rohkem tähti, kuid siin on selles linnas ainult 5 tükki. Ainult 5 tähte Eesti linnas, mis algab tugeva B-tähega ja teine täht on Ö-täht. 400 €. Vastutasuks välja lennutamiseks ootab kallis televaataja just sind. 400 €. Võta see endale. Tiri välja, ütle vastus, võta telefon, suunda kõne siia mulle ja ütle palun vastus. See kõik peab toimuma otse-eetris, nii et pikka pidu meil enam ei ole. On tarvis vastus jõuda siia otse-eetrisse, võidustuudiosse, liinile 9001020. Mänguaeg hakkab läbi, sama viimane võimalus seal vilgub ja mängu lõpptekst jõudis juba kallid televaated ekraanile. Nüüd on asjaga kiire. Tegutsege. Kes soovib võita 400 €, tasub tegutseda. Kes ei soovi võita, siis pole tarvis tegutseda. Aga kellel on võidujanu, siis ikkagi tasub helistada kas või korduvalt välja valida 9001020, siis on paremad võimalused liinile saada, kuid võib piisata ainult ühest kõnest. 400 € saguse peatselt sinu omaks, tee sellega, mis tahad, olgu elu, lust ja lillepidu. Vastus on praktiliselt juba olemas ekraanil. Valed vastused on kõik taustal, tahvlil, kuid ükski nendest ei sobikski siia lahtrisse. Kui on abi tarvis, küsi kuskilt või vaata kaardiabi, Eesti kaart. Seal on veel üks Eesti linn kindla peal olemas, mis algab tugeva B-tähega ja teine täht on imeilus, meie ilus oma Eesti täht, Ö. Mulle meeldib Ö-täht. Ilus katusega O. Sellest teab ära, kas keegi on eestlane või mitte. Kui Ö-tähte öelda ei oska, siis arvatavasti jääb vahele, et polegi. Mis vahet on eestlane või mitte, kõik me oleme inimesed. Kõigil meil on 400 € tarvis. Armastust ka. Olgu siis raha ja armastus mõlemad sinu elus. Meie kõikide. PÖ on esimesed tähed selles linnas ja 3 tähte on veel puudu. Kui sa võidad 400 € ja sul ei ole veel elus armastust, siis võib-olla lähedki selle 400 € sõidad sinna linna ja leiad oma elu armastuse. Kui nii juhtub, siis võta minuga ühendust ja ütle aitäh. See on esimene kord elus, kui ma soovin kuulda aitäh. See oleks küll tore, kui keegi nii teekski. Veelgi toredam, kui sul oleks seal kallim muidugi võtta käe pärast, kes võib-olla aitab sulle vastust lausa ette öelda, siis jagate raha oma vahele ja teete midagi toredat koos. 400 € ühe kõnega, keegi teenib selle endale kohe peatselt, saateaeg saab läbi. 2-3 järjekordselt TV6, TV3-ga nüüd otsustame, et tahame nüüd võitja siia saada kärmelt, kuna saateaeg saab läbi ja 400 € endiselt pilgub. Üks vastus endiselt puudub. Sina, kallis televaataja, pea meeles, et ühe kõnega keegi teenib endale 400 € kohe peatselt. Mänguaeg saab läbi, tee oma otsused nüüd, kas otsustad helistada või mitte. Otsusta nüüd, olgu täna see su esimene päev, 8. mai 2025, kui sina võidad peaauhinnafondi endale 400 €. Vastus on praktiliselt ülenisti ekraanil olemas. 3 tähte on kõigest vaid puudu. B-täht on esimene, Ö-täht on teine ja 3 tähte veel sikuta sealt aabitsast mulle välja. Toon need siia otse-eetrisse võidustuudiosse liini pidi. Ütle see vastus, mis sobib siia ja teeni endale kena pirakas priske 400 € raha vahele, rahakoti vahele. Mängu lõpp jõuab kohe peatselt eetrisse. Saate lõpp jõuab kohe peatselt eetrisse. Nüüd on asjaga kiire. Üks vastus on veel puudu ja kes saab
3 minuti kellase aja jooksul siia ühendust, ütle palun kohe oma vastus. 3-minutise kella siia sooviksin mina. Nii, siin on olemas 3-minutiline kell, paneme selle käima, see on käimas juba. Selle aja sees on tarvis välja valida 9:00-10:20 kas või korduvalt, aga peaasi, et kui on plaan võita, vali välja vähemalt ühe korra. 9:00-10:20 2 minuti ja 42 sekundi jooksul, kui seda teed koos oma õige vastusega, siis arvatavasti oled ka võitnud endale 400 eurot. Kui oled esimene, kes jõuab liinile koos õige vastusega, see, mis on siin ekraanil poolenisti juba nähtav. Tugeva B-ga algab, Õ-täht on teine. Ja rohkem tähti ei oska ette öelda, aga sina, kallis televaatajad, võid need mulle ette öelda need tähed. Mis on see Eesti linn? Räägi mulle välja ja kui tead õiget vastust, siis teenid endale 400 eurot. Soovin rahas ära saata kohe peatselt kellegile 400 eurot. 2 minutit ja 4 sekundit on kellas aega. Tegutsege kärmelt, kallid televaatajad, tegutsege kärmelt, mänguaeg saab läbi, minutid jooksevad, sekundi seier ka lausa. Püüdes päeva kinni. 400 eurot aga otsib omanikku. Kuula oma, jätan ütlemata, aga soovin, et sina ütled mulle õige vastuse. Kuna saatega läheb kiireks nüüd, lõpuga läheb kiireks, siis palun alusta oma vastusega. Õige vastus peab jõudma otse-eetrisse, et saan premeeringu välja käia. Selle puhul palun ütle oma vastus kohe esmalt ja siis kontrollime. Vaatame, kas jääb aega üle edasi lobiseda. Kõik tähtsa info küsib produktsioon nagunii kõigilt võitjatelt tagantjärgi üle. Ära seda papista, aga peasid ju papistama vastusega, vaid suundad vähemalt ühe ainsa kõnegi siia poole. 9:00-10 numbrile. Minuteid on 1 ja sekundeid on 11. 111 on kellas. 400 eurot on välja jagamata. Sinu kõne on just see, mida ma ootan siia. Sinu kõne, olgu see nüüd see, ma otsuse langetasin nüüd. Sinu kõne võidab 9:00-10:20 numbrit. Punkt. Kohe peatselt on ka punkt saatele peale tehtud tänasele. Ja siis päeval mängime järjekordselt 2-3-ni TV6 ja homme hommikul TV3-ga 9-10-niga. Nüüd aga otsime vastust 42 sekundi jooksul peab see toimuma. Välja valima 9:00-10:20. Kui soovid 400 euro jahile kaasa jõuda, siis kõik on vaid ühe kõne kaugusel. Sinu kõne ootan mina siia. 9:00-10:20 sekundeid on kõigest 26 kellas aega. Tasub tegutseda. Vastus, see on siin peaaegu olemas. 18 sekundit on kellas aega, kallis televaataja. Tegutse palun kärmelt. Kui soovid mängida, tee seda nüüd. 8. mai olgu sinu päev, neljapäev, 9 sekundit kellas aega, nüüd on 8 ja auhinnafond 400. Jagan kohe välja sinule. 9:00-10:20. Võtke palun ühendust ja teenige endale raha. Keegi teenib 400 eurot, kell on 0 ja võime ära kaotada kas või selle siit. Aga üks kõne. Ootan, kallis televaataja, sind siia. Tule premeeritatavaks. Igatahes vastust on tarvis teada, peaasi, et sina oskad rääkida. Mina võin ära lõpetada selle, kuna saateaeg saab läbi. 400 eurot, see on nüüd järgmine töö mul siin sinule raha välja lennutada. Ja alusta palun kohe oma vastusega ja teadmiseks, et nii kaua, kui pole stuudioliin siin helisenud veel, on ka sinul võimalus välja valida meie number 9:00-10:20. Võidu stuudiosse ootame vastust ja palun alusta kohe selle linnaga, mis sobib siia. Eesti linn, tugeva B-tähega algab ja Õ-täht on teine. Ehk jääb aega edasigi lobiseda, siis ma loomulikult küsin, kes oled, kust oled pärit, kuid vastust ütlema ei pea. Vastuse pead ütlema, enda kontaktandmeid ei pea ütlema. Aga peasid vastus. Vastus on ainukene, mida nõuame sinult peale selle, et pead olema 18-aastane. 18-aastane, kes oled, helistad, ütle mulle palun kohe üks linn. Sellest piisab. Peasid see jõuab otse-eetrisse. Siis saame sind premeerida. Produktsioon uurib kõik tähtsa info kõikidelt võitjatelt nagunii tagantjärgi. 400 eurot. Hallo, mis on meie õige vastus täna? Tere, vastus on Põlva. Põlva on õige vastus. Niimoodi põlvega vastu Põlvat, õige vastus. Palju õnne. Kas oli täna esimene kord võita teil? Ja kas oli üks kõne või tegid enam kõnesid? Ühe kõnega piirdusin. No vot, täna juhtus siis niimoodi. Vaat, kuidas võib välja kukkuda. Väga palju õnne. Kes olete teie, kus olete pärit?
ei pea ütlema, kui ei taha. No ütleme, et pärit olen Põlvast. Põlvast pärit, no siis väga hea Põlvast pärit, kõik unistused lähevad täide Minguga need teil. Ilusat päeva jätku, näeme 2-3, TV6, tšau!